Hiiu tänav 44 asus siin Eesti Onkoloogiakeskus, see oli aastani kuni 2011, aga ka praegu on ju umbes 70 000 inimest meie keskel, kes on selle diagnoosi saanud, mis omakorda puudutab jälle nende lähedasi hinnanguliselt 5–7 inimest, kes peaksid neid vähihaigeid toetama. Aga oluliselt kergem oleks siis, kui neid diagnoosi saanud inimesi toetaksid ju patsiendiorganisatsioonid, kuid juba kõlavad vihjed, et ka sellistelt organisatsioonidelt soovib praegune valitsus ära võtta toetuse. Järgmisel aastal riik planeerib Eesti puuetega inimeste koja finantseerimist vähendada, mis see tähendab vähipatsientorganisatsioonidele. Meil on vähipatsientorganisatsioone kaunis palju, mis puudutab Eesti Vähiliitu ja tema katusorganisatsioone. Tegelikult saavad patsiendiorganisatsioonid võtta enda kanda, mitte lihtsalt anda sisendit või millestki midagi arvata, vaid päriselt praktiliselt igapäevatöös võtta enda kanda väga olulisi toetavaid tegevusi. Näiteks patsientide nõustamine, kogemuspõhise toe pakkumine, psühhosotsiaalne tugi raviteekonnal ja erinevates riiklikes süsteemides juhendamine. Et tegelikult need on need kohad, kus riigil täna käed ikkagi lühikeseks jäävad. Sotsiaalministeerium täidab valitsuse kärpesuunist ja vähendab Eesti puuetega inimeste koja tegevustoetust, mille kaudu rahastatakse vähiorganisatsioone. Küsimus on selles, millist rolli näeb riik patsientides ja neid esindavates organisatsioonides. See on tegelikult väga suur traagika, sellepärast, et paar inimest näiteks Vähiliidus ei jõua ju aastaid 5–6 inimese tööd teha. Me paratamatult vajame lisajõude, et selliseid asju organiseerida. Kui me päriselt tahame, et kodanikuühiskond oleks kaasatud tervise- ja sotsiaalvaldkonna teemade lahendamisesse, siis loomulikult see ei ole jätkusuutlik, et me võime loota annetuste peale, Eesti inimene on päris hea annetaja, aga kui me juba täna innovaatilise ravi rahastamist hoiame annetuste peal üleval, siis võib-olla sellist süsteemset huvikaitset ja sisulist tööd riigi ja meie kõigi hüvanguks võiks siiski rahastada ka riik lisaks erasektorile ja annetajatele. Rahastus nüüd praeguse info järgi väheneb 10% võrreldes sellega, mis ta siiamaani iga-aastaselt on saanud ja sealt edasi siis rahastab EPIKoda omakorda ju teisi asutusi. Et tõepoolest see 10% kärbe võib tabada tõenäoliselt enamusi EPIKoja kaudu rahastust saanud MTÜ-sid. Esimese hooga me saame garanteerida selle summa, mis siis praegu olemas on järgmise 3 aasta peale üldse kokku. Meil on strateegilise partnerluse jaoks pisut üle 7 miljoni. Selle peale me sõlmime kohe lepingud partneritega ära ja me igal juhul otsime võimalusi lisarahastust saada. Vähiga seotud ühiskondlik koormus suureneb lähiaastatel paratamatult nii rahvastiku vananemise kui ka riskitegurite tõttu. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et koostöö patsientidega aitab oluliselt kokku hoida haigla voodipäevi, erakorralise meditsiini sekkumisvajadust ja seeläbi säilib iseseisev toimetulek ning väheneb lähedaste hoolduskoormus.